Täna räägime lähemalt ühest kvalitatiivuuringu meetodist ehk fookusgruppidest. Nii nimetame grupivestlust, kus moderaatori esitatud küsimuste põhjal arutatakse mingit teemat süvitsi. Viime iga-aastaselt läbi fookusgruppe erinevatel teemadel. Alates sellest, millised on pikaajaliste töötute takistused tööle minemisel, kuni selleni, et mis inimestele mingi toote või teenuse juures meeldib või ei meeldi. Toon välja 4 põhjust, miks fookusgruppe kasutada. Esiteks, fookusgrupp annab andmetele hääle. Küsitlustest me näeme numbreid, osakaale, muutusi ajas. Fookusgrupis aga süveneme nende numbrite taha. Me küsime, miks inimene midagi nii või naa arvab. Mis on taust tema hoiakute taga. Selline süvitsiminek aitab tihti edaspidiseks ka paremaid lahendusi leida. Teiseks, kuna tegemist on rühmavestlusega, saame jälgida grupi dünaamikat. Miski, mida üks osaleja mainib, võib teisele osalejale sarnase või erineva kogemuse meelde tuua. Talle võib meenuda midagi, mis teda on mõjutanud, aga mida ta võib-olla üksi ei oleks osanud kohe välja tuua. Samuti saame vaadata, kas tekib mustreid ehk asjaolusid, mis siis iseloomustavad gruppi laiemalt. Kolmandaks, mida organisatsioonid võiksid kasutada rohkem, on oma kampaania või idee testimine fookusgrupis. Saame fookusgrupi sihtrühma timmida üsna täpseks ja nii on võimalik saada tagasisidet endale sobivalt sihtrühmalt enne, kui asjaga minna massidesse. Fookusgrupis osalejad on sõltumatud ja sealt võib oodata ausat tagasisidet. Võib-olla selgub, et su kampaania sõnum jääb sihtrühmale täiesti segaseks või jätab see kampaania teda ükskõikseks. Seega on võimalik fookusgrupi tagasisidest õppida ja asja enne lansseerimist paremaks teha. Neljandaks tasub kasutada kombineeritud uurimismeetodeid, kus fookusgrupp võib aidata süvitsi minna kvantitatiivuuringust saadud tulemustega. Või vastupidi, fookusgrupi tulemusena saab paika panna veel asjakohasema küsimustiku. Mulle endale meeldib väga fookusgruppe läbi viia, sest seal ma kuulen inimeste lugusid. Tekib laiem ülevaade teemast ja ma näen aspekte, mida ma ainult numbrite põhjal ei oleks osanud arvata. Paljud teemad on komplekssed ja siis aitab see, et kasutame õigeid tööriistu nende mõistmiseks.